Tsentri podcast. Täna on 29. november ja Tsentri stuudios on Mikk Arnold Kuljus. Tere! Tervist! Tänase podcasti märksõnad on tootmise planeerimine, efektiivistamine ja innovaatilised lahendused. Just nii. Proovin kaasa rääkida nii, kuidas oskan. Ja, Cat4Wood on Kagu-Eesti puiduklastri liige juba vähemalt 5 aastat ja tegelikult esimene mälestus, siuke ere mälestus, mis ma sinust mäletan, on 5 aasta tagune, kus me olime Peterburis reisil ja oli siukene kummaline olukord, meil siuke ebatraditsiooniline ja sa võtsid sellel olukorral kohe kratist kinni, lahendasid hästi operatiivselt ja mäletan, mõtlesin, et vau, niisugune noor äge kutt ja kuidas oskab operatiivselt olukorda lahendada, et ütle, kas me võime ka tuua tänasesse need paralleelid, et sa oskad olukordi märgata, ütleme, probleeme või kitsaskohti ja neid operatiivselt lahendada. Et kas see on üks osa sinu praegusest tööst? Jah, ma julgen öelda, et ka sellel hetkel, miks ma seda nii operatiivselt oskasin lahendada, et ka sellel hetkel see kuulus minu tööülesannete juurde ja eks see on isikuomadus, mis on siis kandunud üle töösse ja see on aegapidi kasvanud ja see on ka osa, mille tegelikult oleme pannud enda ettevõtte ja siis meie klientide jaoks tööle, et alati kui on võimalus, siis need isikuomadused tulevad mul välja jälle ja ma aitan leida selle lahenduse ja operatiivselt asja lahendada on, ütleme, minu meelispala selline. Räägi täpsemalt, mida sa teed? Esiteks me oleme Cat4Woodiga Eestis tegutsenud tegelikult üle 10 aasta. Mina olen sinna juurde liitunud küll veidi hiljem, aga nii-öelda toetavas kohas olen alati olnud, sealhulgas ka ettevõtte nime väljamõtlemisel. Me tegeleme mööbli- ja puidutööstustarkvaradega ja sinna on juurde liitunud ka erinevad seadmed, tehnika, üldine selline valdkonnapõhine teave tegelikult ja aitame suures pildis klientidel või ettevõtetel enda probleeme lahendada, mis on seotud tootmisega, pinkide juhtimisega, projekteerimisega ja nii edasi. Ma tean, et sul on puiduvaldkonna taust ja sa oled õppinud nii Võrus kui Haapsalus. Just. Aga sa igapäevaselt ei tööta mööbli- ja puiduvaldkonnas, sa pigem nagu näed neid kitsaskohti või seda ka pilti näed tegelikult kõrvalt natuke, eks ju? Just, et ütleme niimoodi, et mul on omajagu hea sissevaade väga erinevate ettevõtete ja turgude nagu sellisele just puidu- ja mööbli valdkonna teemadele, muredele, lahendustele üldiselt, mis siin üldse toimub, sest meie tarkvarasid, meie tooteid kasutavad väga erinevad ettevõtted ja et hästi pakkuda üks töötav lahendus, sa pead aru saama, mida see ettevõte teeb, kuidas ta neid asju teeb ja kuidas sa saad seda paremini teha, siis usun, et see annab parasjagu unikaalse sellise sissevaate väga erinevate ettevõtete elukorraldusse. Enne kui me läheme sellise laiema mööblitööstuses seisu ja pildi juurde, et ma tahan siia sisse tuua ühe teema meil 2 kuud tagasi Kagu-Eesti puiduklastri koosolekul. 2 ettevõtjat tõstatasid sellise teema. Ühel ei ole üldse CNC-d siiani olnud, üks tahab osta, aga ei ole puiduvaldkonna tausta. Ja siis nad küsisid, et kuidas nad peaksid seda valima, mida valida, milliseid programme sinna juurde. Ja siis ma tõin selle teema Tsentrisse ja nüüd oleme jõudnud siiani, et Tsenter, Kaido ajab seda asja kaasas sind ja tulemas on üks, ma arvan, et väga unikaalne koolitus, et kas me praegu kohe räägime sellest natukene pikemalt? Võime puudutada ja mitte ainult mind, vaid teen seda koostöös Alariga ehk minu isaga, kellega koos me ka Cat4Woodi ettevõtet nii Eestis kui laiemalt igal pool teeme. Et paneme isaga seljad kokku ja aitame Tsentril teha ühe väga vinge koolituspäeva ja võib öelda, et see on pigem selline ka seminar ja selline suur üritus selle koha pealt, selles suhtes suur üritus, et sarnaseid asju ei ole väga tehtud meie mandril. Ja julgen öelda, et kui selles valdkonnas tegutsed
siis see kindlasti tuleb sulle kasuks ja oleme vaadanud seda just niimoodi, et me tegelikult ei ole seal meie firmana väljas selliselt, et me vahest mõnel päeval küll räägime nendest asjadest, kuid tegelikult on meil selline moderaatori roll, kus me võtame hästi neutraalse seisukoha ja üritame nii-öelda nendel inimestel, kes kohale tuleb, nende häält siis esitlevate ettevõteteni viia ja anda ise ürituse alguses esimesel päeval sellise üldise ülevaate nagu teejuhi ülejäänud päevadeks, mis koolitustel toimub. No ma saan aru, et see ei ole siuke tavaline CNC koolitus, et see on pigem mõeldud ikkagi ettevõtte juhtidele, nendele, kes valivad neid CNC-sid ja neid programme ja kõik, mis sinna juurde kuulub see. Et selline, ütleks, kes sinna peaksid tulema sinna kuulama? Kindlasti peaksid tulema inimesed, kes plaanivad või üldse neid huvitab, mida tähendab CNC, selle ostmine, selle omamine ja selle operatiivselt kasutamine. Kindlasti võiksid tulla ka lihtsalt huvilised, kes lihtsalt selle valdkonna ja tehnoloogia vastu huvi tunnevad, et seal võivad olla ka õpilased, aga põhiliselt suuname selle just ütleme ettevõttes otsuseid tegevatele inimestele, et nende üldise, et me ei anna sellist spetsiifilist niši infot, vaid me üritame anda hästi suure ülevaate üleüldiselt kogu sellest teemast. Et seal hulgas, kui sa tahad ettevõttes CNC-d hästi kasutada, see ostmine on ainult väga väike osa sellest. Kõik, mis käib enne seda, peale seda ja igapäevaselt koos selle pingiga, et see hästi töötaks. Ja et sa saaksid tõesti enda investeeringut tagasi, see on suurem protsess ja väga paljud inimesed ei oska sinna sisse näha. Et võetakse seda ka võluvitsana, et see on selline maagiline lääne tehnoloogia, mis järsku hakkab kõiki asju ära tegema. Nii see ei ole. Iga asi, mis sa teed, nõuab oskusi, nõuab teavet ja need oskused võib-olla tulebki nii-öelda, kuidas ma ütlen, Tissler pingi tagant ära tuua või sinna nad võivad ka jääda, aga need mingid oskused peavad liikuma ka teise kohta, selline administratiivpool, kogu see asi peab arenema, et kõrgtehnoloogilised seadmed hästi töötaksid. Et kui ma nende ettevõtjate probleemiga Centrisse ja Randi juurde läksin, siis tegelikult tuli vestluses välja, et meil on ka siin olemas CNC 5-teljeline ja tegelikult see ühest programmist teise minek on mõttetu aja raiskamine, et tegelikult on juba alguses tehtud vale valik. Et kõik sellised asjad ma saan aru, toome sellel koolitusel nagu lauale. See on kindlasti väga suur osa, mida tuleb rääkida just selle samamoodi, et kui su ettevõttes toimub üldine selline süsteem selliselt, et ruudulise paberi peal tuleb eskiis ja nüüd järsku on vaja kõrgtehnoloogiliselt detaile toota efektiivselt, seal on vahel ikkagi väga mitu sammu ennem, kui sa saad teha, siis see algabki pihta sellest ka seadme ja üldise mingi tarkvara ja ettevõtte siseülesehitusest tegelikult. Ja toon siia juurde, et ma väga hästi saan aru ka selles koolituses suudan võtta sellise, kuidas ma hästi kätega tegija seisukohta ja osata võib-olla seda maailma veidi paremini tutvustada. Võttes arvesse, et olen ise nii-öelda Saepursisse sündinud ehk 3. põlvkonda Tissler, et vanaisal siiamaani on väike värkstuba ja sellised hästi käelised oskused. Et meie CNC pink oli lintsaag, millega sa kõik asjad pead ära tegema ja tegime hästi erilisi asju jällegi, et vanalinna aknaid, mis on muinsuskaitse all, see tähendas, et see profiil, millega aken tehti, oli ühe korra sa tegid sellist akent üldse ja järgmine aken, mis tuli, oli täiesti teissugune ja just sellised jällegi probleemide lahendus tuleb sealt välja, et see on mul jällegi selles saepuringes, mis mu veres voolab sinna sisse pandud, et kuidas hästi kiiresti ja lihtsalt probleeme lahendada ja ja see koolitus, miks ma jälle siia tulen, et see algab meil järgmisel aastal veebruarikuus, sain ma õigesti aru ja kõik, kuna selline on, kõik tulevad sinna ka need ettevõtete esindajad, et me tahame anda nagu niisugust erapooletut ülevaadet kõik, mis Eesti turul toimub, et siis sellega siis ütleme, et need reklaamiminutid on nüüd läbi ja nüüd asume võib-olla sellise laiema tausta kallale, et rääkisime just siin eelmisel nädalal ettevõtjatega seisust mööblitööstuses ja puidu valdkonnas,
et sina siin, kes sa igapäevaselt eilegi vist käisid või eile käisid Viljandis, et kuidas sina näed, et kuidas praegu ettevõtjad hakkama saavad selle olukorraga ja kuidas nad? Selle koha pealt, mul on öelda seda, et nagu me teame ka, ütleme, kui me räägime energiakriisist, me teame, ka seal on ettevõtted väga erinevas seisus, et kellel on vanad lepingud, kellel on uued lepingud, kellel on olemas päiksepargi investeeringud, et see paneb nad väga erinevatele pulkadele. Samamoodi see puudutab üldiselt tootmisi väga erinevalt, sest tooted on erinevad, turud on erinevad, kliendibaas on erinev. Samamoodi, kui tegemist on projektipõhiste mingisuguste asjadega, et kui sa teed avalikku ruumi või hotelle või selliseid asju, need projektid on väga pikad. Selles valdkonnas kindlasti on veel, võib öelda, et võib-olla pool aastat on tööd ees. Nad ei ole näinudki veel kriisi võib-olla. Nende kriis võib-olla on see lihtsalt, et mingisugused sisendhinnad võib-olla veidi on tõusnud ja inflatsioon on suur, et töötajad soovivad sellega paremini toime tulla ja pöörduvad sellega ettevõtja poole. Aga need kriisid on väga erinevad, või need olukorrad, kus ettevõtted on, et ma julgen väita, et osade ettevõtjate jaoks ei olegi kriisi. Nad lihtsalt lähevad vooluga kaasa ja proovivad võib-olla siis toetada neid, kellel on. Samuti need olukorrad on väga erinevad. Näiteks üks asi, millest just kuulsin, on see, et kui tarnitakse väljapoole Eestit ja need on suured kaubandusketid, siis koroona pandeemia ajal tekkis selline olukord, kus kõik üritasid tõsta laovarusid endal. Et kuna tarned olid keerulised, sa kunagi ei teadnud millal, kuidas, kui palju sa said, siis osteti laod täis. Ja praegu on tunda, see on ettevõtjate poolt tagasiside mulle, et ma ei mõelnud seda ise välja, et tarbmine on vähenenud, aga laod on suured. See tähendab, et nüüd Eesti ettevõttel sinna müüa kulub vahepeal päris tükk aega, kuni need jaeketid tarbivad enda olemasoleva puhvri ära, kuni nad järgmisi tellimusi hakkavad tegema. Et näiteks selline asi kindlasti mõjutab. Siis teistpidi mõni ettevõtja vaatab seda, ütleme, et inimene õpib ikkagi vigadest, mitte ainult vigadest, vaid üldse mineviku pealt, kuigi tuleb tuua siia samamoodi see, et me ei saa ennustada, samuti nagu ei saa investeeringuid teha mineviku tootluste pealt, me ei saa võtta seisukohti, mis homme toimuma hakkab, sellepärast selle põhjal, mis eile toimus. Kuigi paljud ettevõtjad tunnevad, et kuna COVID ajal see hirm või paanika oli suurem kui selline tegelik mõju, siis väga paljud lähenevad ka praegusel hetkel sellele selliselt, et küll märtsis on parem. Ma ei ütle, et see vale on. See on tõenäoliselt talved ongi tänasel päeval majandustsüklilisuse mingisugune osa, kus talvel on vähem majandusasju. Võtame hästi lihtsalt, et kui sul on vaja tervele perele kingid osta, siis võib-olla see endale uut kappi ei osta ja nii edasi, et kindlasti mõjutab. Aga see, kui me nüüd sinna eilsesse päeva läheme tagasi, see Viljandi ettevõtte, mida sa seal näiteks konkreetselt eile tegid? Mina käisin näitamas laserprojektsioonisüsteeme. Rääkima nendest, et me oleme mõni aasta tagasi nendega rääkinud, sellel hetkel me pigem alustasime selles valdkonnas ja oldi pigem skeptilised. Või ei osatud näha seda päris rakenduses. Tänasel päeval oleme nii palju neid sarnastesse ettevõtetesse paigaldanud, et enam ei ole kahtlust, kas see töötab tegelikult. Ja mõte siis selles, et lasereid, projektsioone, üks-ühele jooniseid kuvada kuskile peale. Seda tehnoloogiat kasutatakse väga erinevates valdkondades. Me räägime betoonist, keevitusest, metallist, lennundusest, ka CNC tehnoloogias. Kui sul on näiteks toorikud, mis on väga erikujuga, ja sul on vaja neid paigutada CNC pattide peale, vaakumpattide peale, siis tavaliste stoppide järgi on neid väga keeruline teha. Ja seetõttu näiteks lakke paigaldatakse laser, mis kuvab selle detaili kuju ja sa saad tooriku täpselt selle peale ära sobitada, nii et sul materjali kodu on võimalikult väike. Sarnane asi on siis näiteks, ütleme, igasugused puitehitused, nagu katusefermid, majaseinad, et sa kuvad endale pildi ette ja selle järgi laod asju kokku nagu Lego. Et see suurendab efektiivsust, väga hea näide on tuua katusefermidel.
julgen väita, et esimese fermi paikapanek magnetlaudadega tootes on 25–45% sõltuvalt sõlmede arvust ja nii edasi. Et kui sa päevas toodad 4-5 erinevat fermi ühe töökoha peal, siis see on juba 2–2,5 tundi võib-olla, mida sa võidad iga päev. Kui sa teed mitmes vahetuses, siis see jällegi efektiivsus tõuseb. See tähendab, et investeeringu tasuvusaeg selliste asjade puhul on väga hea, et kui mulle keegi pakuks sarnast investeerimisvõimalust sama hea tootlikkusega, siis tõenäoliselt ma arvaks, et tegemist on püramidskeemiga. Kas, ma mäletan, sa rääkisid sellest juba mingi aasta-2 tagasi, sellest lasertehnoloogiast, et kas mööblitööstustes ka kuskil seda Eestis kasutatakse või kasutatakse veel liiga vähe, et aitab see kuidagi protsessi, sa rääksid CNC-st, et kus seda veel saaks kasutada? Mööblitööstustes seda väga palju ei kasutata. Eestis ma ei teagi, et sellist mööblitööstuses kasutatakse. Enamus neist ongi, kui sa toodad treppe näiteks, trepitööstustes on see hästi tavaline, siis seda saab kindlasti kasutada mööblitööstuses. Teine asi, mida mööblitööstuses näiteks projektorlaseritega tehakse, on furnituuri paigaldamine. Ütleme, et kui sul on näiteks mingisuguse kapi küljed, kuhu on vaja sahtlisiinid, mingid asjad paigutada, et ma tean, et kasutatakse ka selliste nii-öelda märke info kuvamiseks, et sinna pane see siin, sinna pane hing, sinna pane teine asi. Küll aga Eestis ei ole selliseid rakendusi. Enamus asju on ikkagi puitehitises ja selles valdkonnas. Et ma tean, et sa lähed lähiajal Saksamaale ja mingeid mõõtelasereid õppima, et kas see on midagi muud või on see midagi sarnast? Ütleme nii, et see on kaudselt seotud, sest SL Laser, kelle projektorlaseritega me tegeleme, nemad tegelevad ka mõõtelaseritega. Neil on üks mudel, suhteliselt vana küll, ja nüüd lähen õppima FlexiJeti, mis on teine Saksa tootja, just mõõtelaseritele. Nemad teevad ka ainult mõõtelasereid. Et ütleme, et projektorlaserite kaudu tekkis mul huvi selle valdkonna vastu. Ja mõõtelaseritega on selline lugu, et kõik tooted, mis me oleme endale valinud, need omavahel sobivad mingit pidi kokku. Ja ma näen, et need 3D mõõtelaserid on üks osa sellest ketist, kuidas toode hästi läbi nii-öelda tehase voolab. Et see on kõige esimene samm siis mõõtmine. Et see on väga, väga suur osa ja ütleme, Lääne-Euroopas on hästi levinud see, et tootjad või edasimüüjad ise ei käi objektidel mõõtmas. Selle jaoks on näiteks eraldi ettevõtted ja kuna nii joonestamisel, nii mõõtmisel loeb meeletult palju inimese käekiri, mitte see, kuidas ta kirjutab, vaid see selline üldine stiil, kuidas ta enda asju märgib. Enamasti kõige paremini loevad enda nii-öelda mõõtmistulemusi objektil need, kes selle tegid. Teisele inimesele seda paberi peal kirtseldatud asja on päris keeruline edasi anda, sest enamasti, kui sa võtad punkti, sa võtad selle, sul on mingisugune info sellega kaasas. Küll aga, kui nüüd mõõtmisteenuse pakkuja teeb selle 3D laseriga, siis see on, ütleme, tavalises võimalik anda edasi tavalisse võib-olla AutoCAD-i, DVG formaati, DXF formaati. Hästi universaalne asi, seal ei ole väga võimalik infot teistmoodi lugeda. Ja teiseks sa saad sealt pildid, muu info kätte ja selle järgi toota on ju puhas lust. Kui me enne rääkisime, siis sa ütlesid, et sinu märksõna tegelikult on tootmise planeerimine. Et see laser ei ole kindlasti ainuke asi, mida sa oskad ettevõtjale pakkuda, selline innovaatiline teema, et räägi veel, et kui sa lähed tootmisesse, sa vaatad selle tootmise peale, sa näed neid kitsaskohti, et mis on veel need asjad, mida see valik nendest asjadest, mida sa ettevõtjale pakud? Jah, ütleme, tootmise planeerimine on võib-olla ka natuke suurem, sest selle puhul me hakkaks rääkima ka igasugustest aja ja efektiivsuse arvestamisest, MRP-dest, ERP-dest. See ei ole päris minu teedes. Võib-olla minu pool jääb pigem materjali optimeerimise poole peale, siis tootmis sisendinfode andmisesse, siis töötajatele lahtilõikustesse, pinkidesse ja selle selline üldine ülevaade. Et võib-olla hakkamegi sellest pihta, et kuidas, sõltub jällegi, missuguse ettevõttega tegu on, aga kuidas tuleb tellimus sisse, kas sul tuleb individuaaltellimus. Individuaaltellimusega väga suur osa asjast on see, et iga toode on unikaalne.
Ja see aeg, mis kulub kas või hinnapakkumise tegemiseks, on enamasti parasjagu suur ja küll enamus ettevõtteid suudavad hinna pakkuda ennem välja küll, kui nad hakkavad ühtegi asja planeerima. Mõnes mõttes hästi loogiline ja selline õige viis tegutseda, et kogemuse pealt tehakse hind ja siis hakatakse vaatama toote päriselt sisse, kui see asi on maha müüdud. Sest teistpidi võib juhtuda see, et sa näed juba palju vaeva ära ja see toode ei tule mitte kunagi tootmisesse, sulle keegi ei telli seda. Aga hakkamegi sellest pihta, et selline projekteerimine või kui sa teed eritellimust projektipõhist asja, siis me teame, et kui sa teed uude ehitusse, ükski ehitus ei ole meil Eestis kunagi õigeks ajaks valmis saanud. Näita mulle üks ja ma annan medali. Kuskil midagi jäi ikka lohisema. See tähendab, et tavaliselt kannatab viimases lõpus alati mööblimees. Et kui alguses projektis oli 1,5 kuud aega mõõta ja asi paika panna, siis kuna ehitaja läks kuu aega üle tähtaja, siis mööblimehele öeldakse, et sul on 2 nädalat aega, et mõõta mööbel valmis teha ja paika panna. Et ütleme, et kui tuleb nii-öelda arhitektijoonis, ütleme, kui tehakse arhitektioonise põhjal, siis parameetrilistes tarkvarades sa saad kogu selle toote valmis mõelda, projekteerida, kõik sõlmed teha, joonised valmis teha ja spetsifikatsiooni saada sealt, ilma et sa teaksid lõplikke mõõte. See tähendab, et sa saad väga suure töökoormusest teha enne, kui sul on lõppmõõdud teada. Ja siis, kui sa saad objekti üle mõõta, sa võtad täpsed mõõdud, muudad joonisel parameetreid, ütleme paberjoonised, tootmisjoonised uuenevad automaatselt, sul spetsifikatsioonid uuenevad automaatselt ja samamoodi su CNC-programmid uuenevad. Sa saad lasta täpselt õiged CNC-programmid välja, mitte üldse keeruliselt. Ja see võidab meeletult aega ja annab mööblitootjale võimaluse päriselt nende hiljaks jäänud ehitistega tegutseda niimoodi, et nad päriselt tulevad õigel ajal toime enda asjadega. See on töö, kusjuures, mida ma olen ise teinud konstruktorina, täpselt selliselt me tegutsesime. Selle programmi nimi on? See programm, millest ma parasjagu räägin, on Topsolid Wood. Et see on siis parameetriline insenerikeskkond mööblitootjale. Et sobib enam just sellise seeria, väikeseeria ja erimööbli tootmiseks, et just selline meeletu paindlikkus seal sees, aga samuti ka selline unifitseeritud, standardiseeritud komponentide loomine, et sul on nagu tööriist, millega sa saad ehitada endale mugava keskkonna, et sul on juba mingisugused komponendid, mingisugused detailid, mida sa kasutad. Kui sa need omavahel kokku paned, siis automaatselt reegli järgi puuritakse teisi komponente, näiteks tüübliavasid jaotatakse, muudad kappi sügavamaks, tüübleid tuleb juurde ja nii edasi. Et sa Topsolidiga selline üldine loogika on nagu see, et sa kunagi ei alusta päris nullist, et kui sa oled mõne projekti juba eelnevalt teinud, siis tõenäoliselt midagi sa saad ka eelmisest projektist ära kasutada, et mida rohkem sa töötad, seda rohkem sa ajas võidad kogu aeg. Kas see on programm, mida võiks omada ka, ütleme, et siuke 10 töötajaga eri projektmööbli tegija või on see mõeldud ka suurematele projektmööbli tegijatele? Mina ütlen, et tõenäoliselt ta ei sobi IKEA-le. Selles meeletult suurele kontsernile ta tõenäoliselt ei sobi, kuigi ma ei näe põhjust, miks seda nii-öelda tagatoas ei võiks kasutada insener, kes sellega tegeleb. Aga meil on ka ühe inimese ettevõtteid, kes on selle soetanud endale ja kasutavad seda. Ja mõni neist toodab ise enda mööblit, projekteerib, mõtleb algusest lõpuni hästi spetsiifiliselt välja ja mida rohkem sa kontorilaua taga mõtled, seda vähem sa pead kukalt kratsima tislervingi või saakvingi taga, et sul on kogu asi juba tehtud ja ma ise alati ütlen selle kohta, et kuna olen ise tisler väga palju olnud, siis palju parem on mõelda niimoodi, et su kohvitassi sees ei ole saepuru veel. Et mõtled siis ära ja siis pärast lähed teed kähku operatiivselt valmis. Aga samuti on ka ettevõtteid, kus on 50-60 inimest selle tootega töötamas, väga hästi tuleb välja. Samuti on projektijuhtimise ettevõtteid meil kliente, kes teevad jällegi hästi unikaalset mööblit. Ta võtab kogu tootmisprotsessi eest vastutuse tegelikult selle koha pealt, et ta täpselt teab, mis infod allhankijal annab. Ta peab täpselt selliselt tegema ja allhankijal on jällegi jube hea lihtne. Ta ei pea mitu korda mõtlema, kuidas ta seda teeb. Tal on täpselt reeglid, spetsifikatsioon, lahtilõikusmõõdud, kandi asukohad, puurimise info, näiteks CNC-programm juba tuleb selle projektijuhtija poolt.
aga no ütleme, et on selline ettevõte, et seal juba midagi on, et seal on mingi tootmisjuhtimise süsteem, et kuidas on nüüd nagu selle sinu räägitud programmi integreerimine sinna, et kas mida seal ümber peaks tegema, kas see kindlasti sõltub case by case nii-öelda juhtumi haaval, aga meie üldine loogika kogu ettevõttes, et meil on 4 tarkvarasüsteemi, mida me pakume ja nende kõigi mõte on see, et nad oleksid võimalikult lihtsasti, võib-olla isegi mitte kõige lihtsamalt, aga kõige võimaluste rohkemalt erinevate olemasolevate süsteemidega ühildatav. Et nii kui me räägime plaadi optimeerimisest Ardis, selle mõte on see, et sul võib olla tehases mitme tootja pingid ja sellega sa saad kõiki neid juhtida, kogu protsessi või automaatladusid, skännerisüsteeme. Et sa ei ole seotud pingitootjaga. Sul süsteem jääb sammaks, selle taga sa vahetad pingi ja Ardises me suudame liidestada peaaegu ükskõik missuguse sae sinna. Sarnane loogika on Topsolidil, kus me teeme tihedat koostööd enam levinud pingitootjatega ja nendega, kellega sellist kogemust veel ei ole, me räägime tihtipeale näiteks võib-olla Hiina pinkidest, siis üldiselt nende kontrollerid on parasjagu lihtsad ja nendele suudame ka koostöös meie Rootsi partneritega Protech AB pakkuda Protech Nordic ja suudame pakkuda nendega koostöös siis postprotsessorid. Et suudame ühildada need päris hästi. Ja kolmas võib-olla selline toode on NC Hops, mis on eraldiseisev CAM-tarkvara. Ja jällegi selle ettevõtte ülesehitus on selline, et nad võtavad uhkust sellel, et nad suudavad töötada pea iga CNC pingiga. See tähendab jällegi, et kui sul on erinevate tootjate CNC pingid, siis sa suudad hallata programme ja kogu seda osa ühes tarkvaras. Ja hea näide selle koha pealt on see, et NC Hops on näiteks Saksamaal nii levinud, et kui me teame, Eestis müüakse PSE pink, siis enamasti ta jookseb piisolid tarkvara peal. Küll aga Saksas on NC Hops nii levinud, et Saksa edasimüüjad enamasti müüvad PSE pinke mitte PSE enda tarkvaraga, vaid NC Hopsiga. Selge, nii et saan aru, et ükskõik, mis sul praegu on, et on võimalik need programmid kõik sinna liita. Jah, nii kaua, kui sul ei ole lootusetus, nii kaua liidame. Selge. Et rääkisime siin laseritest erinevatest, siis sellest programmist, mille nimi oli Topsolid Wood. Topsolid Wood. Et siis oli meil Ardis NC Hops. Et selline hästi lai, ütleme, et teenuste pakett, et te teete, ma saan aru, olete nagu selline vahelüli nende erinevate tarkvarapakkujate ja Eesti tootjate vahel. Mitte ainult Eesti tootjate vahel. Et me esindame turge Soomes, Eestis, Lätis, Leedus, meil on kliendid Islandil, Slovakkias, Kasahstanis ja nii edasi, et päris Eestis ei tegutse ainult. Lendad Kasahstani kohale ja lähed sinna ettevõttesse ja ütled, palun, siin on minu. Õnneks on elu nii lihtne, et tänasel päeval ka tänu sellele koroonapandeemiale, mis meil oli, aina rohkem suhtlust, inimesed on harjunud rohkem suhtlema läbi interneti ja see tähendab ka seda, et Kasahstanis näiteks meil on siis trepitarkvara klient, millest ma veel ei ole rääkinud, meil on Sterkon, üks meie vanemaid tooted meie portfellis, põhiliselt sellega tegeleb minu isa. Sterkon on tarkvara, mis on mõeldud ainult treppide planeerimiseks, hinnastamiseks ja tootmiseks. Seal on erinevad moodulid erinevate asjade jaoks. Ja jällegi selline spetsialiseerumine on võib-olla selle sõna, et ma toon alati näite, et kui sa ostad endale tellitava mutrivõtme, sa teoreetiliselt saad sellega kõike teha, aga nii kui sul on võimalus, ostad ikkagi päris komplekti, et sul on iga töö jaoks ikkagi päris tööriist. Et sarnane asi on tegelikult tarkvaradega, et sarnaselt ka Topsolid Woodile võrdlus on see, et sa võid Solid Age'is või Solid Worksis joonestada, aga lihtsalt kuna seal ei ole mõeldud puidu funktsionaalsuse, mööbli funktsionaalsuse peale, siis enamasti sa kulutad meeletut aega, et panna see tööriist tegema
selliseid asju, nagu sina soovid ja kunagi see ei ole täielik. Kuna need on juba mehaanika tarkvarad, nad ei peagi tegema selliseid asju, nagu sa ootad neist mööblitööstuses. Ja treppidega samamoodi, et teha hästi efektiivselt treppe, on üks tarkvara. Kui me teame vanasti trepimeistrid, minu vanaisa, kusjuures ma olin väikse poisikesena, mäletan õue peal, meil oli nii nimetatud Soome papi suured tahvlid mööda õue laiali, 3 päeva vanaisa põlvili roomas mööda õue joonestas treppi üks ühele välja. Ja siis, ja kui ma selle vana karu sain teistpidi tantsima, et ka Sterkoniga selle info baasil treppe tootma, siis ma näen, et see võib sobida kõigile ja see efektiivsuse vahe on nii suur, et kui sa 3 päeva põlvili joonestasid välja üks ühele treppi, siis praegu lihtsa treppi, just sellise treppi, nagu sina soovid, projekteerid muidugi natuke eeltööd tehes poole tunniga. Ja väiketootjal, kui sul CNC-pinki ei ole ka hullu. Mida kasutatakse, on see, et sa kasutad plottereid ehk suureformaadilisi printereid ja sa üks ühele šabloonid prindid välja endale, kannad need puitdetailidele, selle järgi lõikad välja, reesid tapid sisse ja paned kokku või saadad otse objekti ja paned seal kokku, sest kui sul on asjad väga põhjalikult välja projekteeritud, samamoodi mööblis, treppidel, sa tegelikult ei pea neid tehases koostama, sest sa oled juba kindel, et need asjad lähevad kokku, sul ei ole võimalust, et need ei lähe kokku. Et siin tulebki üks teema välja, et alati küsitakse ka, et miks on Rootsi ettevõtted nii efektiivsed ja isegi ka teiselt poolt mööblitootjaid vaatame, Leedu ettevõtted on, et see ongi see, kuidas seda efektiivsust saavutada, et kui sa nüüd tood siin vanaisa põlvili 3 päeva tegi seda joonist, mille nüüd võib-olla teeb programmiga väga mõttu ära ja niisamuti CNC-ga ma saan aru, et vanasti mees tegi seda käsitsi mingit detaili võib-olla, et nädal aega nüüd teeb siin lihtsalt programm selle asja ära, et see ongi see vahe, et kuidas saada oma tootmist efektiivsemaks ja lisandväärtust tõsta, et sellised ilusad sõnad, aga nii see paraku on, et konkurentsis sa pead olema ja need on need võimalused. Jah, ma siin jällegi lähen sinna, minu lemmikteema on see, et teha mõttega töö ennem ära, et sa mõtled enda toote ja selle tootmisjada, kuidas sa seda teed võimalikult palju esimeses faasis välja, et me ei saa suhtuda, sa pead nägema suurt pilti, kus see aeg kulub igas kohas, mitte suhtuma sellesse, et minu laualt ära, siis on kõik korras. Et samamoodi, kui tuleb, eriprojekt, erimööbel, siis hästi lihtne on konstruktoril teha midagi valmis nii palju, et sa saad selle laua pealt ära. Kui siis järgmine samm on see näiteks, et midagi saetakse valesti, ajakulu igasuguste detailide asendamisel, võib-olla saab materjal otsa, sa tellid lisamaterjali, kuna sul joonis sa ei ole sõlmesid läbi mõeldud, siis selle asemel, et sina oleksid 10 minutit võib-olla rohkem tööd teinud laua taga, nüüd see info jõudis tootmisesse ja sul on 1 tislerpingi taga 5 tislerit, kes kratsivad kukalt, vaatavad ühelt poolt, vaatavad teiselt poolt, 1,5 tundi mõtlevad välja, kuidas seda asja teha selle asemel, et sa oleks võinud panustada 10 minutit rohkem ja kui 1,5 tundi sul mitu tislerit ühe laua taga on, sa kulutasid praegu peaaegu 1 tööpäeva tootmisvõimsusest. Ma saan aru, see on selline standard nagu juhus, et seda, aga on sul midagi ka konkreetset tuua siia taha, et see on nii tavaline, et ühtegi sellist kohe peast tulevat näidet ei tule, sest see on hästi tavaline, et kui tekib, see on inimloomuses, vaata, kui sul tuleb ülevalt käsk midagi teha ja sa avastad, et tegemist on päris rumala töökäsuga, siis inimese loomuses on minna kolleegidelt lohutust otsima ja tulla näitama, et need seal üleval kontoris, need ikka jälle panid mööda ja sina, mina Päts, tule mõtleme välja, me teame, kuidas asjad käivad, teame küll tegelikult, näitame veel neile. Ja siis nad näitavad meile paar tundi, kuidas seda asja teha, mõtlevad välja ja siis mõtlevadki välja, tislerid teevad väga head tööd ja siin jällegi me jõuame minu ühe lemmikkohani, kus kui sa oled mööblikonstruktor, sa ei saa minna mööblit projekteerima, käisin ülikoolis, ma tean, kuidas asjad käivad ja nüüd kõik hakkavad minu pilli järgi tantsima. See ei ole nii. Sa joonestad, sa konsulteerid enda tisleritega, nendega, kes päriselt teevad seda. See on kahtepidi suhtlus. Võib-olla, kui sul projekt sisse tuleb, sa esimesena arutadki meestega, kellel on võib-olla
kokku 100-aastane kogemus mitme peale. Kuidas seda teha, kuidas nad teinud on ja sa projekteerid juba selle järgi, kuidas see asi on mõistlik toota. Ja selline õiget pidi asjade väljamõtlemine on võib-olla suur selline võtmesõna üldse efektiivsusel. Et sarnaselt, kui me räägime tarkvaradest, sellise klassikalise tarkvaraga on see, et sa mõtled toote välja, joonestad, teed joonise. Enamasti sellelt jooniselt sa ei saa tükitabeleid, siis sa käsitsi sisestad mingisugused tükitabelid, külg, vasak, 600 korda 400, kandid see ja see ja jälle inimviga tuleb kohe sisse. Jälle üks koht, kus inimviga tekitab. Nüüd sa tegid spetsifikatsiooni ja sul on mingisugune joonis. Järgmine asi, ütleme, et sul on vaja minna kante panema näiteks melamiin detailidel. Selle info sa oled käsitsi kuskilt ise välja mõelnud, sisse kandnud. Sa ei tea, kas see tegelikult joonisel peab seal olema niimoodi või teistmoodi. Jälle eksimise koht. Ja võib-olla jälle inimene hakkab mõtlema, et kuidas see peab käima. See tähendab, et sa kaotad ajas. Ja siis tuleb järgmine samm, et sa lähed selle detailiga CNC pinki. Ja et sealt CNC programm saada tavalisest tarkvarast, põhimõtteliselt kogu see asi projekteeritakse CNC programmis üle nullist. See on sellise hästi klassikalise tarkvara puhul. See tähendab, et sa teed sama tööd mitu korda väga erinevates kohtades. Nüüd, kui sa kasutad just mööblile mõeldud või puidule mõeldud spetsiifilisi tarkvarasid, siis juba projekteerimise käigus sa kasutad õigeid tööriistu, õigeid võtteid, mida tarkvarad suudavad tõlkida CNC programmiks. Ühesõnaga, sa teist korda põhimõtteliselt enam ei joonesta välja seda. Sa teed selle protsessi kohe esimeses sammus ära, kus sa toote välja mõtled ja sealt tõlgitakse juba täiuslik CNC programm. See tähendab ka seda, et kui sa 3D-s oled midagi valmis projekteerinud, näiteks Topsolid-Woodis, sa saad kindel olla, et sul näiteks tüübeldusavad alati kattuvad, kõik sellised asjad, sa ei saa seal mööda panna, siis tõlgitakse automaatselt. Sa oled osalenud ka päris suurtes projektides. Ma saan aru, et võib-olla on sul seal mõni äge näide välja tuua konkreetselt, et kuidas on mingid maailma suurt probleemi lahendatud? No ütleme niimoodi, et tänasel päeval, kui me räägime mööblitööstuse olukorrast, tuleme sinna tagasi natukene, see on seotud sellega, siis ma tunnen, et võib-olla minu selline panus võib olla sellesse, et osad minu koostööpartnerid ja kliendid on suutnud koostöös meie tarkvaradega muuta enda toodet. Ja see tähendab seda, et kui nad alustasid hästi lihtsa tootega, tegid pigem massi, siis me teame, et sellistel toodetel ka marginaal ei ole meeletult suur. Eriti kui see jõuab mingisugusesse kohta enda tootmises, kus see on juba efektiivne. Siis sealt marginaali juurde tekitada efektiivsusega ühel hetkel, see nii-öelda inglise keeles on hea väljend diminishing returns. Et nende puhul jah, siis see, et nad suutsid enda toote hästi operatiivselt lihtsalt teha keerulisemat toodet. Nii-öelda eritoodet, aga hästi sujuvalt tootmise jaoks. See tähendab, et nende edasi müüa juba meie tarkvara ühe mooduliga paneb nii-öelda kapid, uksed kokku. Ta mudeldab selle põhimõtteliselt läbi juba. See annab talle hinna, millega ta annab kliendile hinnapakkumise. Kui klient ütleb, et talle hind sobib, see info saadetakse tehasesse ja kogu projekteerimise osa on tegelikult juba tehtud, kõik töötlused, kogu info on olemas ja sealt see kandub CNC programmidesse ja nii edasi, et jällegi sa ei pea mitmes kohas seda tööd läbi tegema. Ja see selline paindlikkus või selline võimalus keerulisi asju lihtsalt teha. Need mudelid, mida sellise tarkvaraga kokku panna suudetakse, on palju kvaliteetsemad, kui ütleme vanasti garderoobides sa pidid tegema jadapuuringuid maastlaeni, šveitsi juustuks laskma enda küljed, siis tänapäeval sul on avad täpselt õiges kohas, sul on kallimad materjalid, sul on erilahendused, klient tahab, et tõstame seda natuke sinnapoole, seda sinnapoole, ta saab täpselt selle, mis ta tellis ja selle eest saab oluliselt paremat raha küsida ja see on ka erinev kliendigrupp. See tähendab, et kui sa sellist toodet müüd, siis suures pildis need ettevõtjad on ise mulle öelnud, et sellisel juhul nad müüvad kliendi baasile, kellel hästi niimoodi jõhkralt öeldes, kellel ei ole kriise. Et kui nad tahavad osta sellist toodet, siis nad ostavad selle igal juhul.
ühesõnaga toote selline kvaliteet number 1 ja teine asi, et klient ei pea kinni maksma sinu ebaefektiivsust, et kaks teemat siin. Efektiivsusest rääkides veel väga suur asi, millele võib-olla liiga palju tähelepanu ja pöörata, on paigaldus. Jällegi, et kui olles ka ise kunagi paigaldaja olnud ja hästi palju nende lähedal olnud, siis vanasti juhtus ka niimoodi, et sulle saadeti objektile hunnik plaate ja siis sa pidid selle mööbli seal kuidagi välja mõtlema, sest tehas parasjagu ei jõudnud midagi teha või mingisugune probleem oli ja siis sa tegid siis saia, teame küll millest. Ja selline paigaldusvigade probleem on sellise hästi traditsioonilise tootmise, just paindliku tootmise puhul väga suur lugu, sest tihtipeale nendest vigadest ja möödalaskmistest ei saagi ennem aru, kui sa ei ole läbi projekteerinud seda selliselt tavalise meetodiga. Enamus vigasid tulevad välja paigaldusel. Kas mingid puuringud on valed, kas mingi kapi mõõt on vale, kõik muud sellised asjad. Ja siis see tähendab, et võib-olla sa oled juba Abu Dhabisse saatnud enda kapi ja seal selgub, et midagi on valesti. Mis siis saab? Teine asi, ütleme, et veel parem, Abu Dhabisse saates transpordi käigus sul kapi üks külg oleks katki. Kuidas käitud? Kui sul on klassikaline tootmine, siis tõenäoliselt sul ei ole kuskil joonist täpselt, mis puuringutega see kapi külg oli valmistatud. See tähendab seda, et seda uut kapi külge toota, peab see kapi jõudma objekti kohale, uuesti ära pakkima, sa saadad terve kapi tagasi Eestisse, sa võtad kapi siin lahti, nii-öelda reverse engineerid selle külje, et ta ülejäänud kapiga kokku läheks, isegi kui sa saad selle külje nii-öelda kapi küljest lahti, nii et sa midagi muud ära ei lõhu. Teed samasuguse külje, paned külge, saadad uuesti tagasi. Aga ütleme, et sul on väga põhjalik tootmisinfo tehtud. Öeldakse, et sul läks alakapp 623 vasak külg katki, sa võtad enda projekti info ennem kui see detail kohale jõuab, sul saak käib juba, sa teed uue külje, sa tead täpselt kuhu puurida, mismoodi, kuidas see kokku käib ja saadad selle teele ja sa võidad kordades transpordi aega. Et juba sellised asjad tulevad meeletult, toovad efekti. Et võimegi öelda, et selline asjade läbimõtlemine on võti. Et ära anna seda vastutust välja kellelgi teisele, et keegi teine küll ta mõtleb. Proovi ise vastutada enda tootmise eest ja nende protsesside eest. Ja väga hea näide on jällegi see koostöö disleritega. Me teame, et dislerite tase tihti on ettevõtetes väga erinev, eriti kui tegemist on väga suure ettevõttega. Ja kui sa eri mööblit teed, selline minu lähenemine alati ongi see, nagu ma ütlen, ma konsulteerin disleritega. Ja enamasti ma konsulteerin kõige paremate disleritega. Ja saan need töövõtted sealt. Ja kui ma nende töövõtetega asja läbi projekteerin, tootmisesse lasen, isegi kui see läheb nii-öelda ettevõtte kõige kehvemale dislerile, siis ta on sunnitud parimate dislerite töömeetodeid kasutama. See tähendab, ta areneb ka selle käigus. Sa ühtlustad taset ettevõttes meeletult. Et sul ei pea iga disler teadma, kuidas seda teha. Sul on kõige paremad dislerid, kes teavad, nad annavad selle info kavandajale, projekteerijale, joonestajale ja tema viib need selle info sisse ja kogu ettevõtte toimib sarnase käekirja järgi. Kui nüüd dislerite peale juba jutt läks, siis dislerid, puidupingi operaatorid, need on kõik need inimesed, keda me siin Võrumaa Kutsehariduskeskuses koolitame ja ma tean, et sina oled ka üks sellistest ettevõtjatest, kes on andnud näpu koolile ja suur tänu sulle selle eest, et sa leiad oma kiires ajas ja ka neid noori, enamasti noori, kuigi vist ka mitte nii noori, töökohapõhiseid koolitada, et räägi täpsemalt, mida sa siin koolis õpetad peale selle, mis sa siin rääkisid, et see esiteks, ma saan aru, on see mõtteviis, et kuidas üldse mõelda süsteemselt, teine, mis sa õpetad, on konkreetsed programmid, kolmas. Ma võib-olla toon näite siis praegu ka, et kui me siin podcasti lõpetame, ma lähen täiskasvanute koolitust andma, mis on siis mööblitoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvaras. Ja kuna see tase on hästi erinev, kes meile sinna tuleb ja 5 päevaga ma ei suuda neist teha valdkonna spetsialiste. Aga ma 5 päevaga suudan neile anda
enda kogemustest hästi palju infot sellise suure pildi loomisest, et ütleme, et kui nad tulevad mulle sinna, siis esimese asjana ma käin läbi enamus materjalid, ma uurin nende tausta, üritan selle klassi atmosfääri ära ühtlustada ja me hakkame pihta aastajoost materjalid, ühenduste tüübid, miks mida tehakse, kuidas mida tehakse, joonis, kellele sa üldse teed, kas sa teed paigaldajale, kas sa teed CNC mehele, kellele sa suunad sellest alati sõltuvad töövõtted. Sul ei ole vaja teha ebavajalikku infot, me ei pea tegema mingisuguse gosti järgi mingeid asju lihtsalt sellepärast, et teha seda. Vaid kui me eraettevõtluses töötame, me teeme alati nii palju, kui on vajalik ja nii vähe kui võimalik. Et sa pead aru saama, kellele sa teed ja siis sa suudad enda ka mõttelaadi või tegusid selle järgi mõjutada. Ja me hakkame rääkima, ma räägin neile ergonoomikast, üldiselt ajaloost näiteks ongi masinjuhtimise ajalugu, CNC juhtimise ajaloost natukene ja kõike sellist kogemusi endal, mis mul olnud on ja tekitan neile sellise üldise arusaama, et ma ei saa anda neile kõiki vastuseid, aga ma saan anda neile piisavalt palju infot, et nad oskavad edaspidi küsida õigeid küsimusi. Et selline üldine baas ja siis ma õpetan neid ka päriselt joonestama ja projekteerima, sest ma ei saa neile tarkvara õpetada, just mööbli projekteerimise tarkvara, kui nad ei tea mööblist ega projekteerimisest ega materjalidest ja tehnoloogiast mitte midagi. See osa on vaja kõigepealt selgeks teha mingisugusel määral, et neil mingisugune vundament on olemas ja sinna peale hakkame seina laduma. Väga äge. Aga tõmbame otsad kokku, on see midagi veel, mida sul jäi ütlemata, mida sa tahaksid kindlasti siin edastada praegu? Kindlasti on palju rääkida, aga ma arvan, et kui soovime otsi kokku tõmmata, siis tõmban vaikselt otsi kokku ja kindlasti soovin, et kõik tuleksid vaatama meie seda CNC koolitust, mis Centriga korraldame, see kindlasti tuleb vahva asi ja kindlasti seal on ka sellist üldist läbimist, et ettevõtjad ja pakkujad saavad kokku ja tekib selline sünergia. Aga aitäh sulle ja edu sulle! Aitäh, Hille, tänan kutsumast ja ütlen ka kõigile, et meie käest võib küsida ka asju, mida me kohe ei tea, me tõenäoliselt teame kedagi, kes oskab teie küsimustele vastata ja pöörduda võib küsimustega, mis ei ole ainult tarkvara. Super. Aitäh! Centri podcast.